Messi kaisukas, Argentiina versus Šveits, veerandfinaal. Mida tegi Lionel Messi pärast seda, kui Argentiina tuli maailmameistriks? Ta läks koju puhkama, ta võttis MM-karika kaisu ja magas sellega, andis karika kohe muuseumisse. Ta võttis MM-karika kaisu ja magas sellega. Pärast Argentiina ajaloolist MM-i võitu ei tahtnud Lionel Messi maailmameistrikarikast hetkekski lahkuda. Ta jagas hiljem fotot, kus ta magas karikas kaisu võetuna. Ärkas selle kõrval ning kandis seda endaga kõikjale. Millise hobiga tegeles Jan Sommer enne jalgpallile täielikult pühendumist? Suusatamisega, klaverimänguga, hokiga. Klaverimänguga. Lisaks maailma tipptasemel väravavahitööle on Jan Sommer ka väga hea pianist. Ta on aastaid mänginud klaverit ning öelnud, et muusika aitab tal lõõgastuda ja pingeid maandada. Tema jaoks on klaver sama oluline vaimne treening, kui jalgpall on füüsiline. Miks puudus Diego Maradona 1994. aasta MM-i viimastest mängudest? Ta sai vigastada, ta kukkus dopingukontrollis läbi, ta läks treeneriga tülli. Ta kukkus dopingukontrollis läbi. 1994. aasta MM-il alustas Maradona turniiri võimsalt, aga pärast mängu Nigeeriaga jäi ta dopinguga vahele. See lõpetas tema MM-i ja sisuliselt ka loo maailma suurimal jalgpallilaval. Kaader, kus meditsiinitöötaja saadab naeratava Maradona dopingukontrolli, on muutunud üheks MM-i ajaloo kõige kuulsamaks ja kurvemaks hetkeks. Mitu õiget sina said?